3 päeva. See on aeg, kui kaua sinu toidupood vastu peab, kui diiselveokid täna liikumise lõpetavad. Sa arvad ilmselt, et valitsusel on varuplaan. Tegelikult ei ole. Ametnikud tühjendasid juba 2026 aasta alguses USA strateegilisest naftareservist 172 miljonit barrelit. See on nüüd madalaima tasemel alates 1983 aastast ja nad täidavad seda tagasi palju aeglasemalt, kui nad selle tühjendasid. Ameerika hädaolukorra naftapuhver on õhem kui kordagi viimase enam kui 4 aastakümne jooksul. Ja kuigi oled vaid ühe häire kaugusel tühjadest riiulitest, teenivad maailma suurimad naftafirmad selle pealt kasumit. Kujuta ette, et astud sisse toidupoodi ühes maailmas suurimas ja kõige sagivamas linnas, kuid leiad ees tühjad riiulid. Ei leiba, ei piima, ei puuvilju. Nüüd kujuta ette, et sama olukord kordub üle kogu maailma. New Yorgis, Londonis, Tokyos poed, mis tavaliselt kihavad elust ja on täis toidukaupu, on täiesti tühjad. See kõlab nagu stseen Hollywoodi katastrooffilmist. Postapokalüptiline maailm ilma lootuseta. Kuid tegelikkus võib olla lähemal, kui sa arvad. Sest just nii juhtukski, kui suurte linnade toimimist tagav kriitiline, kuid uskumatud habras logistikasüsteem äkitselt kokku kukuks. Seda tuntakse kui just-in-time süsteemi ning kui sa sellest aru saad, võib sinu arusaam suurte linnade toimimisest igaveseks muutuda. Enamik inimesi arvab, et kusagil on hiiglaslikud laod, mis on täis lõputuid varusid, valmis täitma tühja toidupoe riiuleid hetkega. Tegelikkus on hoopis teistsugune. Kaasaegsed linnad toimivad nagu lehtrid. Toit ja igapäevased esmatarbekaubad voolavad sisse, ostetakse peaaegu kohe ära ja kaovad sama kiiresti. See on küll tõhus süsteem, kuid mitte vastupidav. Enamikus suuremates linnades jätkub füüsilist toiduvaru vaid 3–5 päevaks, enne kui riiulid tühjaks saavad. Ülejäänud toit peab iga päev saabuma raskeveokitega, mis läbivad 100 miile üle kogu riigi. Teisisõnu, kuskil pole mingit salalaod, mis võiks olukorra päästa. Sinu toidupood püsib tänu sellele, et veoautod saabuvad päevast päeva, ilma vahele jätmata. Hetkel, kui need veoautod hilinevad, nende tööd segatakse või nad üldse peatuvad, kaob külluse illusioon ja kõik laguneb kiiresti. Kui just-in-time süsteem ebaõnnestub, võib suurlinnades sõna otseses mõttes 72 tunniga toit otsa saada. See on vähem aega, kui kulub tavalise külmetuse läbipõdemiseks. Hetkel, kui rattad seisma jäävad, algab loendus. Esimesel päeval jäävad saabumata tarned, mis pidid kohale jõudma. Teiseks päevaks hakkab kohalik paanika levima. Ostjad tormavad oma kohalikele poodidele ja haaravad kõik, mida vähegi kätte saavad. Kolmandaks päevaks on kõik otsas. Meid on õpetatud uskuma, et midagi sellist ei saa kunagi juhtuda. Me usaldame süsteemi. Me ei tohiks. Iga ese, mida sa ostad, iga toit, mida sa sööd, sõltub logistikavõrgustikust, mis omakorda sõltub pidevast kütusevarustusest. Ilma kütuseta jääb toit liikumata. Siis hakkavad inimesed otsima varuplaani, tagavarasüsteemi, hädaolukorrasüsteemi, mille valitsus on paika pannud, et see vajadusel käivituks ja olukorra päästaks. Ja süsteem on olemas, kuid kahjuks on see juba tühjaks tehtud. USA valitsus ei olnud logistikavõrgu riskide suhtes pime. On mõistetud, et kui peaks tekkima ülemaailmne naftakriis või kütusepuudus, võivad transpordivõrgud kokku kukkuda ja miljonid ameeriklased satuksid näljaohu alla. Seetõttu loodi turvavõrk, USA strateegiline naftareserv ehk SPR. See toimib kütusevarustuse kriisipuhvrina, tagades, et hädaolukorras on piisavalt naftat, et hoida sõidukid liikumas ja transpordivõrgud töös. Teistel riikidel on sarnased strateegilised reservid, kuid USA on alati olnud üks suurimaid. Täisvõimsusel suudab see mahutada 714 miljonit barrelit, mis on hoiustatud sügaval maa-alustes hiiglaslikes soolakoobastes Texase ja Louisiana laherannikul. Nüüd pole need koopad sugugi täis, need pole isegi pooltäitunud. 2026 aasta juuni lõpu seisuga oli USA strateegilises naftareservis vaevu 330 miljonit barrelit, mis on madalain tase enam kui 40 aasta jooksul. Peab minema tagasi aastasse 1983, et leida reserv nii tühjana. Aastakümneid ehitas valitsus seda hädaolukorra varu järjekindlalt üles, ladustades 100 miljoneid barreleid. Siis peaaegu üleöö kadus sellest suur osa. Märtsi alguses andis valitsus loa 172 miljoni barreli vabastamiseks. See oli otsene vastus Iraanis toimuvale sõjale, mis oli viinud naftahindade järsu tõusuni pärast seda, kui Iraani sõjavägi sulges tõhusalt Hormuzi väina. 20% maailma naftavarustusest katkesi järsult. See oli just selline olukord, mille jaoks SPR loodi. Ulatuslik erakorraline naftareservi vabastamine suutis pakkuda ülemaailmsetele energiaturgudele mõningast lühiajalist leevendust. Kuid suurim probleem pole mitte see, kui kiiresti reserv tühjaks sai, vaid kui aeglaselt seda uuesti täidetakse. Sellise tohutu reservi täiendamise, füüsika ja majandus on palju keerulisemad kui selle tühjendamiseks ventiilide avamine.
Ametnikud üritavad toornafta tagasi osta ja seda Mehhiko lahe rannikul asuvatesse soolakoobastesse pumbata, kuid nad ei tee seda piisavalt kiiresti. Praegune täitmise kiirus on umbes 10 korda aeglasem kui 2022 aastal nähtud miljoni barreli päevas tühjendamise kiirus. See on nagu üks inimene tühjendaks järve tuletõrjevoolikuga, samal ajal kui keegi teine üritab seda väikese ämbriga täita. Numbrid ei klapi. Kui see tempo jätkub, võib SPR-i maksimaalsele mahutavusele lähedale viimiseks kuluda aastaid. See ei tähenda, et USA-l oleks nafta otsa saanud või et kriisivaru oleks täielikult kadunud, kuid see puhver on märgatavalt õhem ja nõrgem kui vaid mõned aastad tagasi. See tähendab, et eksimisruum on palju väiksem kui aastakümnete jooksul, sest turvavõrk on auklik. Me ei pea arvama ega oletama, mis edasi saab. Me oleme seda täpselt sama stsenaariumi juba varem näinud. 2022 aastal koges Sri Lanka järsku ja vägivaldset kokkuvarisemist, mis viis kogu riigi põlvili. Kui riigi kasutatavad välisvaluuta reservid langesid peaaegu nulli, ei suutnud Sri Lanka enam oma 58,7 miljardi dollari suurust välisvõlga teenindada. Selle tulemusena jättis Sri Lanka esimest korda ajaloos oma võlamaksed tasumata. Asja tegi veelgi hullemaks see, et Sri Lanka valitsus ei suutnud enam endale lubada olulisi impordikaupu, sealhulgas toitu, kütust, ravimeid ja väetist. See tõi kaasa elutähtsate ressursside üleriigilise puuduse. Sõna otseses mõttes üleöö peatsid nafta ja teiste toodete ning materjalide saadetised. Riigi jaotusvõrk varises peaaegu koheselt kokku. Ilma kütuseta polnud enam võimalik kaupu ühest kohast teise viia. Toit mädanes põldudel, sest polnud veoautosid, mis oleksid selle turgudele ja toidupoodidesse viinud. Väetise puudumine tähendas ka seda, et põllumajandussaagid hakkasid vähenema. Inimesed olid sunnitud veetma tunde või isegi päevi miilide pikkustes järjekordades, et osta seda vähest bensiini, mis veel alles oli. Nad pidid toime tulema ka igapäevaste graafikujärgsete voolukatkestustega, mis kestsid korraga kuni 13 tundi, sest riigi elektrijaamade jaoks polnud piisavalt kütust. Koolid suleti, haiglad lükkasid ravi ja operatsioonid edasi, lihtsate esmatarbekaupade hinnad tõusid hüppeliselt. 2022 aasta septembriks oli aastane toiduhindade inflatsioon jõudnud jahmatava 94,9%-ni. Lihtsa toidukorra hind kahekordistus sisuliselt ühe aastaga. Sri Lanka inimesed pidid toime tulema olukorraga, kus elatus- ja ellujäämiskulud tõusid kiiremini kui hüperinflatsioonis valuuta. Ja see ei olnud nii, et nende palgad oleksid samuti tõusnud. Inimesed teenisid sama palju või isegi vähem kui varem, kuid pidid kuidagi sama rahaga 2 korda rohkem ära ajama. Üle 6 miljoni Sri Lankalase sattus toiduga kindlustamatusse, teadmata millal või kust nende järgmine söögikord tuleb. Rohkem kui 60% leibkondadest kasutas toimetulekustrateegiaid. Näiteks jäeti söögikordi vahele või söödi väiksemaid portsjoneid, et hakkama saada. Sellepärast muutubki kütusekriis kiiresti toidukriisiks. Sri Lanka oli täiuslik näide sellest, mis juhtub sinu rahakotiga, kui kütusevool peatub. Kui riigil saab kütus otsa, saab otsa ka toit. Kõik ülejäänud toit muutub luksuskaubaks, mille hind on palju kõrgem. Võid arvata, et Sri Lanka oli üksikjuhtum, anomaalia, areneva riigi majandusliku haldussuutmatuse eraldiseisev näide. Midagi sellist ei juhtuks lääneriikides. Sa eksid. Samad süsteemsed haamatavused, mis põhjustasid Sri Lanka kriisi, eksisteerivad ka USA-s, Ühendkuningriigis ja teistes riikides, olenemata nende staatusest või majanduslikust seisust. Arvamus, et rikkamad riigid saavad oma riske vähendada liikudes tugevama ja targema süsteemi poole, on põhimõtteliselt vigane. Meile räägitakse pidevalt, et uus tehnoloogia lahendab kohe meie suurimad probleemid. Et järgmine läbimurre muudab meie elu lihtsamaks, turvalisemaks ja vähem haavatavaks kriiside suhtes. Nagu elektrisõidukid, peaksid need olema lahendus meie sõltuvusele naftast. Igal aastal on sissesõiduteedel rohkem elektriautosid, maanteedel rohkem elektrilisi maastureid ja uudistes rohkem pealkirju, mis ennustavad bensiiniautode lõppu. Nafta-ajastu on lõppemas. See on müüt ja andmed tõestavad seda. Jah, elektriautode müük maailmas kasvab ja purustab isegi rekordeid paljudes riikides. Jah, valitsused koostavad plaane sisepõlemismootoriga autode järk-järguliseks kaotamiseks ning pakuvad stiimuleid, et inimesed ostaksid elektriautosid. Kuid seisuga juuni 2026 moodustavad elektriautod vaid 5% kogu maailma sõiduautode pargist ja peaaegu 0% rasketranspordi, merenduse ja lennunduse sektorites. Teisisõnu, kuigi täna on teedel rohkem elektriautosid, kasutavad neid peamiselt pered hommikusteks töölesõitudeks ja ostureisideks. Väga väheseid neist kasutatakse sektorites, mis hoiavad kaasaegset ühiskonda töös. Veokid, lennukid ja laevad, mis veavad kaupu punktist A punkti B, sõltuvad peaaegu täielikult naftapõhistest kütustest. See jääb nii ka etteaimatavas tulevikus.
Umbes 80% kogu maailma kaubandusest veetakse tohutu merelaevastikuga, mis on sisuliselt 21. sajandi tsivilisatsiooni elujõud. Ja 99% sellest laevastikust vajab 1 miili läbimiseks naftat. Kaubalaevad vajavad naftapõhiseid kütuseid, nagu raske kütteõli ehk HFO ja merediislikütus ehk MGO tohututes kogustes. Mõte nende äkilisest üleviimisest elektrienergiale on illusioon. Tänapäeval ei ole olemas ühtegi akutehnoloogiat, mis oleks piisavalt suur või võimas, et võimaldada neil hiiglastel teha oma ookeanideüleseid reise. Samad piirangud kehtivad ka õhus. Kaubalennukid, mis veavad põrgeväärtusega või ajakriitilisi kaupu, nagu ravimid, kulutavad tohutul hulgal naftapõhiseid kütuseid. Elektrilist lennukiparki, mis neid asendaks, lihtsalt ei ole olemas. Kui sa sellest aru saad, muutub suure ülemaailmse kütusekriisi tegelik oht veelgi selgemaks. Nafta täielik otsalõppemine on sisuliselt kustutusnupp maailmamajandusele sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Kui nafta voolamine lakkab, jääb kõik seisma. Elektriautode kasvav populaarsus ei mõjuta seda kuidagi. See tähendab, et logistikavõrgustikud, millest me sõltume, peavad konkureerima aina kahaneva naftavaru pärast. Kuna see konkurents muutub üha intensiivsemaks, on energia hind jõudmas enneolematu murdepunktini. Energiaanalüütikud ja finantseksperdid nagu Goldman Sachs räägivad sageli nõudluse hävimise lävest. Tuleb hetk, mil kauba hind on tarbijate jaoks lihtsalt liiga kõrge, et seda taluda. Seetõttu muudavad nad oma käitumist dramaatiliselt ja jäädavalt, et vähendada selle kauba tarbimist. Sel hetkel hakkab majandustegevus paratamatult langema. Ostud lükatakse edasi, reisimist vähendatakse ja investeeringud aeglustuvad. Uurimis- ja konsultatsioonifirma Wood Mackenzie usub, et naftanõudluse kokkuvarisemise piir on vahemikus $125–150 barreli kohta. Kui me sellesse vahemikku jõuame, muutub kõik. Ja see on sellepärast, et tegelik energiakulu, mis on vajalik toote füüsiliseks transportimiseks üle ookeani, mööda raudteed või maanteed, ületab toote enda kasumimarginaali. Kujutage ette toodet, mis liigub läbi globaalse tarneahela. See tuleb toota, pakendada, ladustada ja üle maailma transportida. Seejärel viiakse see veoautoga lattu, tarmitakse poodi ja müüakse teile. Iga samm maksab raha. Kuni kütus püsib mõistliku hinnaga, toimib see süsteem ja kõik teenivad kasumit. Aga kui kütuse hinnad tõusevad, muutub transport kallimaks. Kui kaubakonteineri vedamine maksab rohkem, kui kaubad ise väärt on, siis nende transportimine lihtsalt kaotab mõtte. Muidugi võivad ettevõtted hindu tõsta, kuid ainult teatud piirini. Lõpuks lõpetavad kliendid ostmise. Müük kuivab kokku ja tooted ei liigu enam. Just siis hakkab majandusmootor tõrkuma. Mitte sellepärast, et maailmas oleks tooted otsa saanud, vaid sellepärast, et nende liigutamine muutus liiga kalliks. See nähtus ei piirdu ainult sellega. See levib lainetena üle kogu ühiskonna, mõjutades kõige enam kesk- ja töölisklassi. Nii kaua kui nafta hind püsib $125–150 vahemikus või sellest kõrgemal, kahaneb maailma SKT kasv. Ja äkitselt tunduvad esmatarbekaubad, mis olid kunagi odavad ja kättesaadavad, kui luksuskaubad. Pered on sunnitud poes vaimselt arvutama, mida nad saavad endale lubada ja mida mitte. Ka töökohtade kindlus saab löögi. Kui energiahinnad tõusevad ja neelavad suurema osa ettevõtete tuludest, on isegi suured ja tuntud kaubamärgid sunnitud oma tegevust vähendama ja töötajaid koondama. Just kui silmapilkselt on tavaline tarbija sattunud olukorda, kus ühelt poolt survestavad kasvavad kulud ja teiselt poolt sissetulekute ebakindlus. Kõik nende kaasaegse elustiili mugavused ja hüved võetakse ära. Süsteemi kindlad alused, millele nad olid harjunud toetuma, asenduvad üha ebakindlama pinnasega. Ja kui me sellele olukorrale mõtleme, tekib üks ilmne küsimus. Miks USA lihtsalt ei kasuta oma naftat? Ausalt öeldes poleks see kuidagi võimalik. USA'd kiidetakse sageli kui energiasektori kolossi, kuna kodumaine tootmine ja eksporditasemed on viimastel aastatel jõudnud rekordkõrgustesse. On lihtne eeldada, et Texase ja New Mexico naftaväljad peaksid pakkuma piisavalt kütust, et siseturg oleks kaitstud isegi ülemaailmse nappuse korral. Kuid see ei vasta tõele. Kui loed ainult pealkirju, võiks arvata, et Ameerikal on energiasõltumatus, rekordiline naftatootmine, õitsev frakkimistööstus ja enam ei sõltuta ülejäänud maailmast majanduse käigus hoidmiseks. Tegelikkus on aga palju keerulisem. Huulimata rekordilisest naftatootmisest impordivad Ühendriigid endiselt iga päev tohutul hulgal rasket toornaftat. See kõlab vastuoluliselt, kuni vaatad, kuidas Ameerika naftataristud tegelikult toimib. Kogu toornafta ei ole ühesugune. Kujuta seda ette spektrina. Ühes otsas on raske toornafta, mis on paks, kleepuv ja täis lisandeid. Selle muutmine kütusteks, nagu bensiin ja diislikütus, nõuab suuri ja keerukaid rafineerimistehaseid. Teises otsas on kerge toornafta, mis on palju vedelam ja kergemini töödeldav.
Need ei ole lihtsalt sama toote erinevad kvaliteediklassid. Need käituvad erinevalt, vajavad erinevaid rafineerimisprotsesse ja neid ei saa alati omavahel asendada. Siit algabki probleem. Mitme miljardi dollari suurune rafineerimistööstus Ameerika Ühendriikides on loodud ja optimeeritud töötlema rasket, väävlirikast toornaftat. See oli tol ajal mõistlik, kuna ülemaailmne energiaturg sõltus suuresti just sellise nafta impordist Lähis-Idast ja Ladina-Ameerikast. Tänapäeval toodab Ameerika frakkimisrevolutsioon tohutul hulgal kerget, madala väävlisisaldusega toornaftat kildakivikihtirest, kuid infrastruktuur ei olnud selleks loodud. Kerge, madala väävlisisaldusega toornafta rafineerimine rajatistes, mis on mõeldud raske väävlirikka nafta jaoks, on nagu pliivaba bensiini valamine diiselmootorisse ja ootamine, et see töötaks sama hästi. See ei tööta. Kütus ja rajatised ei sobi omavahel üldse kokku. Selle tõttu on USA ummikus. Ta peab jätkuvalt eksportima miljoneid barreleid oma kodumaist kerget madala väävlisisaldusega naftat iga päev turgudele üle maailma. Samal ajal peab ta importima veel miljoneid barreleid rasket kõrge väävlisisaldusega naftat oma rahvusvahelistelt partneritelt, et oma enda pumbad üldse töös hoida. Teisisõnu, frakkimise buum ei toonud mingit energiasõltumatust. See muutis olemasoleva sõltuvuse lihtsalt veelgi keerulisemaks. Naftafirmad, kes on toiduahela tipus, teavad seda. Nad näevad oma infrastruktuuri piiranguid. Nad näevad, milliseid probleeme see põhjustab. Mida nad siis tegelikult ette võtavad? Inimesed kujutavad neid suuri naftabrände ette kui meeleheitlikke, kes tahavad iga hinna eest säilitada naftajajastu. Nad keelduvad tunnistamast, et maailm liigub puhtamate ja jätkusuutlikumate energiaallikate poole. Ja selles on ka tõetera. Naftafirmad on rahahimulised. Nad püüavad meeleheitlikult välja pigistada iga viimasegi kasumitilga, mis võimalik. Aga see pole sellepärast, et nad tahaksid üleminekut peatada või arvavad, et saavad lõputult naftat müüa. Nad teavad, et nende päevad on loetud. Sellepärast nad kavandavadki oma väljumisstrateegiaid. Jälgi lihtsalt raha. Suured ettevõtted nagu Shell ja BP rahastavad süsiniku sidumise projekte, ehitavad alternatiivse energia taristut ja valmistuvad selleks, mis edasi tuleb. Raha, mis varem kulus uute naftaväljade otsimisele ja puurimisvõimsuse suurendamisele, suunatakse nüüd järgmise energiasüsteemi rajamisele. Nad ei tee seda heast südamest. See ei ole mingi altruistlik katse mineviku vigade eest andeks paluda ja aidata planeeti päästa. See on viis, kuidas need samad ettevõtted, kes on aastakümneid energiasektorit valitsenud, saavad oma monopoli säilitada nii kaua kui võimalik. Nad mõistavad, et praegune naftast sõltuv süsteem on vigane, jätkusuutmatu ja kihutab otse vastu seina. Nad teavad, et nõudluse hävimise piir ületatakse lõpuks ning sealt edasi pole enam tagasiteed. Sel hetkel muutub nafta ammutamine kas füüsiliselt või majanduslikult või mõlemal põhjusel võimatuks. Seetõttu peaksid naftahiiglased muutuma aegunuks. Aga kui nad ostavad varakult piisava osa järgmise põlvkonna taristust, saavad nad tõhusalt lukustada süsteemi, kus me sõltume endiselt samadest suurkorporatsioonidest, lihtsalt teises vormis. See on kujunev geopoliitiline reaalsus. Naftafirmad aitavad ehitada maailma, kus kaasaegsed ühiskonnad toimivad väga väikese varuga, kus me toetume väikestele varudele ja meil on vaid mõne päeva jagu toitu ja kütust reservis. Nüüd, kui need turvavõrgud jätkuvalt kahanevad ja varud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel, positsioneerivad samad tööstuse tegijad end ümber selleks, mis järgmisena tuleb. Mitte süsteemist lahkudes, vaid seda omades. Kuid samal ajal, kui kõik keskenduvad kütusekriisile, on veel üks näitaja, mis võib viidata sellele, et oleme majanduslikus murdepunktis. Me selgitame seda kõike videos, see pole nafta, mida sa peaksid jälgima, vaid Jaapan. Või klõpsa sellele videole.